Nii, oleme jõudnud Aegviitu ja alustame oma teekonnaga. Paneme kotid asjad jõusti peale. Kerge poekülastus. Ja siis lähme juba lõkkeplatsile. Täna palju ei sõida, natukene. Et saab ruttu õhtale. Küttepuit saab seal sees, üks oli. Jah. Esimene lõkkekoht. 2 kilti sõitnud, täna rohkem ei sõida. Nüüd paneme siis telgid püsti ja ehitab tänase kodu omale. Just siia samma. Selline sai meie telklaager. Randatelk, miinutelk. Siin on mõned asjad, mis peab ära peitma. Niimoodi. Varsti teeme lõkke, teeme süüa. Ja naudime õhtut. Aga noh, sinnani mul ei suumi. Sest seal käib meil etendus seal kaugel. Ja nii, sättisime ennast magama. Mina omas telgis. Rand on kuskil seal. Aga mine perse. Jaa, sina ka. Mina sind ka. Nii et hea tööd ja homme näeme. The big paus. Hommik. Nüüd ärkame vaikselt. Rand on seal kuskil enda telgis. Peseb. Öösel tuli vihma. Pidin katte peale panema. Nüüd kell 4. Ja nüüd sätimegi siis püsti ennast ja hakkame ja pakkima minekuks. Oi jah. Tahtsin meie rattalukusüsteemi näidata, tähendab. Siit on niimoodi kinni. Siit on läbi, siit ketta küljes. See on siin. Mõte on siis selles, et keegi tahab varastada, siis ta hakkab räigult kolistama siin nende rauast jublakatega, nööridega, et siis märkame üles selle aja peale. Et igati äge leiutis, ma arvan. Jah, asjad koos. Ja alustame siis sõiduga. Teine päev, kuigi justkui pigem esimene päev. Et täitsa esimesel päeval sõitsime ainult vist 2 kilomeetrit. Okei, rongijaama oli ka mingi 5 kilomeetrit minul. Sõidame esialgu kuni Valgaubusemäeni, seal äkki saame süüa või midagi. Vett vähemasti. Ja siis sõidame edasi. Täna tuleb pikem päev, ilmselt 50 kuni 60 kilti. Aga jah, vaadake sinna korra. Ja niiviisi ma peangi siin hakkama saama. väikse peatuse, võtsime natuke süüa, pirukaid ja randutissuppi ka.
natuke kogume ennast ja siis liigume edasi. Valge hobuse mäel oleme. Väga kena koht, soovitan kindlasti tulla. Hääd isu. Meil siin üks kohalik onu käskis siin Valge hobuse mäel mingi vaatetorni ronida. Aga see on siuke torn, vist on mingi sideasjad on ka seal küljes. Ja nüüd me siis ronime sinna. Siin ei ole nii aru saadagi. Lapsed tulevad, kui me veame neile ette. Ah, kurat. Ei jää ikka. Lähme vaikselt. Väike kana on siin puuris. Mis see on? Papagoi. Vaata seda, piitsa teha. Oi, siin on normaalsed raskused. Kas sa keskmise võtad, näe ikka kõige raske. Otsad plia. See on kurat, see on liiga raske. Kuidas see oli siin üldse? Ma võin teha sellega, 5 kilosega. Kurat ei juua rohkem. Kiiged, värgid, särgid. Ohi autosi. Need on vesirattad ju. Okei. Nendega me sõita ei saa. Nüüd me siis kõnnime Kakerdaja rabas, laudteel rattaga. Üsna keeruline sõita siin tegelikult ei tohi ja ei julge ka. Et jah, üsna aeganõudev on see läbimine siin, aga vähemalt on ümbrus ilus. Selle üle kurta ei saa. Jep, Kakerdaja rada sai siis Kakerdaja kuradi, mis asi see ongi? Kakerdaja loodusrada sai läbitud. Nüüd siis sõidame edasi mööda trassi ja vahepeal ilmselt puhkame, peatume, kuni jõuame mingi poeni. Selle Siiri rääkima. Autost tanget ei taha. Paremale. Mul ei ole siirit. Mine otse. Natuke 100 pärast.
sõida Kuhu? mäest alla. Kus kurat? Hea küll, lähme siis 4 kilti jälle tagasi ja mõnus. Sööme natukene Rainbow proteiini ja 11 veel ja siis lähme jälle edasi umbes 20 kilti, natuke alla 20 kilomeetri on poodi. Siis saame jälle varusid täiendada. No nii, söödud, joodud. Lähme uuesti ratta selga. Lähme Aravete poe juures. Müristab, sajab vahepeal. Praegu paistab päikene. Käisin poes. Varsti liigume edasi. Lõkke kohe juurde. Nii. Oleme siis teise päevaga õhtusse jõudnud ja Randa läks juba oma koju magama. Ma olen ka varsti. Täna äkki saame parem une. Ei ole lapsi kisamas siin ja on meil selline palju vägevam varjoolune ka, et vähem mutukaid ja natuke soojem on äkki ka. Ei ole vastu maad täitsa. Ja homme ilmselt teeme ka väikse lõkke, et riideid tahaks kuivatada. Natuke saime vihma täna ja et siis saaks homme hommikul veits kuivemate riietega edasi sõita. Aga jah, saadame selle õhtu siis ära. No ahoi. Täna on meil siis eilsete jääkide söömine ja riiete kuivatamine kord. Vaata, et siit põlema ei lähe asjad. Mis põlema läks? Vaatan, et põlema ei läheks asjad. Saad ma aru. Ja kuivatame ja sööme ja siis hakkamegi minema. Leek läks jah liiga suureks siin parasjagu. Aga ei ole hullu. Lõke kustutatud, asjad pakitud. Nüüd siis sõidame lähima poe juurde ja täidame natuke varusid jälle ja puhkame seal. Randa kaugel meil pood on järgmine? Ei tea. Äkki mingi 10-15 kilti. Aga jah, muidu see Kurisoo lõkke koht väga mõnus varjoolune siin ja üsna võsas muidugi. Aga seest ongi privaatsem, tead. Autotee on muidugi lähedal kohe. Autosid on kuulda hästi. Aga jah, nii on. Näeme siis juba poe juures ilmselt. Nii, näen küll imelik välja oma kiivri asjadega, aga sõitsime siin ja järsku astusime siukse asja otsa. Tundub, et kellegi 4-taktiline roller on otsustanud põlema minna. Assad kurat, jah. Siin on lausa kepsud näha. Aga noh, vähemalt meie sõidukid veel ei ole põlema läinud. No siin on isegi numbrimärk. See on
lausa suht ära põlenud. Nojah. Siuke leid. Sa lähed tee midagi ära passi kodus, on ju? On selge? Rattad pargivad meil siin niimoodi väga targasti. Randal tuli ilge kusekas. Ja mina ütlesin veits riideid vähemaks. Palav on. Muidu on mingi 16 kraadi või, aga päikse käes on hea. Kiire peatuse siis Rava Paisjärve ääres. Üks tõlkimiskoht või lõkkekoht peaks siin ka olema. Niuke ta siin on. Siia võib minna ka. Väga ilus. Nüüd on meil siin ekstreemne silla ületus. Mina sain üle, aga vaatame, kuidas randa tuleb. See asi siin ikka korralikult väriseb see sild. Nii ekstreemne on praegu. Ahah, vaadake, kuhu me kukkuda võime enne. Siin Puhas surm on all läinud. No, saad mandrile nüüd. Yes! Nii hea. Tehtud. Praegu meil siis siukene põlluralli. Siukest trassi polegi varem olnud, et peab põldu sõitma. Aga mis seal ikka, läheme edasi. Kao eest ära! Ta mölise, kurat. Mine eest ära, no! Ma tahan mööda minna, ma ei saa minna mööda, kui sa siin ees oled. Aga vaadake, siin kõrval on rada vaba. No, ma ei lähe vastassuuna vööndisse. Tulge eest ära! Okei, kohe liigume eest ära. Jõudsime siis Koeru poe juurde. Laeme oma akusi jälle. Täidame siis toiduvarusi õhtuks ja otsime, mida süüa saame ja natuke puhkame. Ilm on ilus, sõita on tore. Jah. Jõudsime nüüd Purskava allika lõkke kohta. Siin ma ise olen käinud varem. Siin saab sükest puhast joogivett. Iseenesest väga kena koht, aga veel ei tea, kas me siia jääme. Mõtleme veel. Oh jaa. No nii, sõitsime ikka lõpuks umbes 20 kilomeetrit otsa. Ei meeldinud, ei sobinud meile ei üks ega teine lõkkekoht. See praegune on ka siuke üsna niru võssa kasvanud ja kruusade ääres kohe, aga saame hakkama siin. Sest täna juba 70 kilti sõitnud, et rohkem ei jaksa.
pakime asjad lahti ja naudime õhtut. Midagi head tahaks. Tatas kõik nii kõigub. Padjats. Nii. Mõtlesin, et näitame natuke seda lõkke tegemist ka, et me oleme harjunud tulepulgaga sellel matkal tegema. Et kasutan vanu peldikupaberirulle. Ma ei tea, kui hästi need tuld muidugi võtavad, aga proovida võib. Rando, kas peldikupaberirull võtab sellest sädemest tuld või? Aga peldikupaber on ka mitmekeeline, et... Mul on ainult rull. Rull või? See papist või? Jaa. Ma ei tea. Äkki võtab? Võin sulle anda õiget kraali. Arvad vä? Nii. Sa tegid kraami või? See on siis siuke asi. Kõik ilmselt ei ole väga võõras asi. Kõik teavad. Sa võid anda, aga ma praegu proovin. Tundub, see tahab jah õrnemat materjali ikka saada. On sul käe pärast või? Aitüma! Selle Rando tegi siukest nippi, et võttis siit selle ühe niimoodi. See on hästi õhuline. Paneme siis selle siia alla niimoodi. Opa. Tundub, et tuli sündis. Ups. Söögid saime söödud vahepeal, nüüd teeme lõkkematerjali. Õnneks siin lähedal on metsakuiv olemas. Voimas. Täna tahtsime tegelikult õudukat ka vaadata, eelmine matk vaatasime. Vist viimasel ööl jah, praegu on meil eelviimane, aga ühel mehel vist ei lae internet välja asju. Äkki siis vaatame homme. Siuke metsas pimedas õuduka vaatamine on natuke teine kui kodus.
aga kuhti selge. Kuhti. Kuhti, jah. Pane. Kurat, mees tegi nüüd siin sükse lõkke, et püksid sulavad jalgade külge ära. Ai. Kaugemale minema. Sirtsud hakkasid möllama. Lähme siis jälle küttepuude järgi. On ikka hullumeelne, kurat. Jurakaid me võtame siit. Kurat, see on liiga suur. Siuke. Liiga pikad on need siin. Ei vä? Kurat. Metsaalused on nagu säraküünlad nii kuivad. Olemas. Ja nii, käimas meil siis põhimõtteliselt hakkab nüüd viimane päev. Et alustame nüüd sõitu, asjad pakitud jälle. Ja sõidame siis Siimusti poole, seal on pood. Saame midagi head ja paremat jälle osta viimaseks õhtuks. Ja ilmselt täna ööbime kuskil Saadjärve ääres, kuskil seal kandis. Ja homme hommik hakkamegi siis koju sõitma, et saabki see pull läbi meil siin. Vot, aga jah, nael kummi siis meile. On soovi? Ja, aitäh. Purksi aeg. Kus sinu purks on? Nii äge koht. Tegelikult ma ei tea. Jõle sodine on see vesi siin. Jah, tahtsin teile seda ka siin näidata, et siuke asi küll siin okei ei ole. Et ei saagi aru, miks või kuidas sa niimoodi saad teha või jätta või. Mind huvitab, mis see mõtteahel siin on, et
et kuidas sa nagu suhtud või mõtled selle hetkel, kui sa jätad siukse asja siia? Mis sa Randa arvad? Nemad arvavadki, et nad panevad ilusti prügikotti selle jama ja et tuleb varsti koristaja. Tõesti, haiged inimesed. Nojah. No nii, hullumeelne sõit oli jälle 70 kilomeetrit. Jõudsime lõpuks Saadjärve äärde. Siin on siuke kena kohake. Ei ole küll RMK koht. Trassilt läksime kõrvale, sest meil on vaja Tartu jõuda. Homme on siis, jah, täna ongi viimane, homme mingi 20 kilti midagi sõita. Ja saabki see meie seiklus siis lõppu. Vot. Jah, seal tulid meile siia seltsi korraliku matkaautoga. Reisis olid siuksed vanemad, umbes vara pensionieas. Naine oli just Hollandist, mees oli Inglismaalt. Väga ägedad muhedad inimesed ikka. Rääkisid juttu ja küsisid küsimusi. Ja saime nendega mõnusalt aega veetud. Viimane õhtu ja aga esimest korda nägime selle aasta matkal siis niimoodi inimesi kuskil peatumispaigas, et see on igati tore, kui keegi tuleb ja kellega saab niimoodi juttu ajada. Nüüd meil siin tuul tõusis, nagu oleks keset merd. Telgid ka rapuvad siin. Pidi isegi vaiedega nüüd maasse panema, et lendu üle näha. Siis oleme siin ja naudime lõket ja muusikat ja Patareisid lisaks. Lahti nagu kuradi lauda ukse. Kõner jälle streigib sul. Nüüd on sakkus kohta. Siis ei kuule muusikat. Siis ei kuule lihtsalt muusikat. No nii, väga tuulised olud on. Ja nüüd sai magamiskott poetud, et vaatab, kas suund saab või ei saa. Siuke möllamine käib, et mingi räige GoPro vari on siin, näete. Mis siin ikka. Hea tööd ja homseni. Ja asjad pakitud ja minek. Põhimõtteliselt põhjast ongi meil see retk läbi. Et tore, oli hinge. Natuke lühike võib-olla, väga ei jaksa ka midagi. Öösiti väga ei magandest ja matt läks kogu tihjaks ja tuul on
onju, sahistas ja. aga nüüd ongi mingi 20 kilti koju ja võib-olla korra veel filmin midagi lähtepoe juures, võtame midagi juua ja põrutame edasi.